Lõpetamise jälgimine võimaldab kursusel õppijal märkida oma töid läbituks või ülesande sooritamisel arvestada seda kohe automaatselt läbituks. See kergendab kursuse läbimise jälgimist ja selle lubamiseks tuleb kõigepealt see funktsioon sisse lülitada. Selleks tuleb avada kursuse sätted ja leida siit lõpetamise jälgimine. Lõpetamise jälgimise saab siit sisse lülitada ja juhul, kui on soov ka määrata materjalidele, ülesannetele, tegevustele tingimusi, mis tingimustel nad saavad läbituks märgitud, võib ka siit selle sisse lülitada. Siis näidatakse iga ülesande juures, missugused on selle tegevuse lõpetamise tingimused. Iga tegevuse või vahendi juures saab määrata, kas see ülesanne või vahend on märgitav õpilase enda poolt läbituks või toimub see automaatselt. Selleks tuleb valida siis vastava ülesande juurest tema sätted. Ja siin on samuti tegevuse lõpetatus ja siin on siis võimalused üldse mitte näidata, lasta õppijal märkida tegevus ise läbituks või märkida see läbituks siis, kui õpilane on tingimused täitnud. Antud juhul on tegemist PowerPoint failiga, mille õppija peaks läbi vaatama ja sellisel juhul võib olla tingimuseks, et õpilane peab seda PowerPointi vaatama. Järgmisena vaatame näiteks ühte veebilinki ja sellele võime me määrata, et õppija saab selle ise määrata käsitsi läbituks. Sellisel juhul tekib selle ülesande või materjali juurde siia märgi tehtuks. Esimene oli PowerPoint. Siin on märgitud vaata, see viitab sellele, et õpilane peab seda materjali vaatama. Siin saab ta ise märkida selle veebile vaadatuks ja tehtuks. Ülesannete puhul on samuti võimalik määrata, kas õppija saab selle ise märkida lõpetatuks või kui tingimused on täidetud, siis märgitakse see ülesanne läbituks. Siin on võimalus siis määrata, kas ta peab seda ainult vaatama, kas ta peab saama hinde, kas ta peab saama positiivse hinde või kas ta peab selle tegevuse sooritamaks esitama vastuse. Siin saab määrata ka tähtaega. Määrame näiteks siia tähtaja tänasest 7 päeva edasi. Juhul, kui on soov kasutada positiivse hinde määramist, peab määrama ka eelnevalt sellele ülesandele, milline on lävend. Nüüd on siin juures siis märge, et selle esitatuks saamiseks tuleb siis esitada töö ja saada hinne. Õpetaja saab nüüd tegevuste lõpetamist jälgida ka aruannetest, kursuse aruanded, tegevuse lõpetatus ja siin on tabel, kus on näha kõik osalejad ja kas nende tegevused on läbitud või märgitud läbituteks. Soovi korral on võimalik ka see tegevuste lõpetatuse jälgimise tabel alla laadida CSV vormingus.